tere! See on sihuke täna meil üsna eriline tund, ma ütleks, et see on rohkem silmaringi avardav tund. Need asjad, millest ma räägin, me neid kunagi mingites ülesannetes kasutama ei hakka, aga need on väga ilusad ja üldse selle tunni eesmärk on näidata teile kõll-nelinurkade ilu ja mitte ainult kõll-nelinurkade, vaid üldse nagu mingid huvitavad teoreemid planimeetriast, millest koolis ei räägita, aga need on lihtsalt päris ilusad. Ja esimene asi, millest ma tahaksin teile rääkida, see küll ei ole teoreem, aga see on ühe väga kuulsa teoreemi tõestus. Mäletate, meil oli kunagi tund, kus me kordasime Pythagorase teoreemi ja ma näitasin teile ühe tõestuse. Aga Pythagorase teoreem on selline asi, millel on väga palju erinevaid tõestusi. On olemas terve raamat, mis on päris paks. See on vist, kui ma õigesti mäletan, sul nagu ligikaudselt 200 lehekülge ja see raamat koosneb ainult erinevatest Pythagorase teoreemi tõestustest. Ehk siis seda teoreemi on võimalik tõestada väga-väga erinevatel viisidel. Ja hetkel ma näitan teile siis veel ühte viisi, kuidas seda saab tõestada, kasutades just Ptolemaiose teoreemi. Ja seetõttu ma kirjutasingi tahvele Pythagoras Ptolemaiose kaudu. Sest me praegu teemegi seda, et me tõestame Pythagorase teoreemi Ptolemaiose teoreemi kaudu. Ja Ptolemaiose teoreem oli siis, me rääkisime sellest eelmisel nädalal. See ütleb meile, et kui meil on mingi kõll-nelinurk ja kui me tähistame tema küljed nagu A, B, C, D ja tema diagonaalid E ja F-iga, siis meil kehtib järgmine võrdus. AC plus BD on EF ruudus. See on Ptolemaiose teoreem. Aga kuidas me saame siis seda seostada meie jaoks väga tuttava Pythagorase teoreemiga? Aga võlu peidub selles, et iga ristkülik on kõll-nelinurk. Et kui te võtate ristküliku, suvalise ristküliku, tema kõik nurgad on täisnurgad. See on ristküliku definitsioon. Ning kuna vastasnurkade summa on 180 kraadi, lihtsalt sellegi poolest, et mõlemad need nurgad on täisnurgad, ehk siis 90 kraadi, kui me liidame need kokku, siis me saamegi 180 kraadi. Järelikult see on kõll-nelinurk, sest vastasnurkade summa on 180 kraadi. Ehk siis seda ümber on võimalik joonistada ringjoon. Ning järelikult, kuna see on kõll-nelinurk, siis me võime selles nelinurgas, ehk siis selles ristkülikus rakendada Ptolemaiose teoreemi. Okei, tähistame võib-olla tipud ka ära ning võib-olla tähistame seda lühemat külge A-ga ja pikemat külge B-ga ning no muidugi ristküliku mõlemad diagonaalid on sama pikkusega. Seda saab näidata näiteks selle kaudu, et kolmnurgad ADC ning DAC on võrdsed. Ja diagonaali pikkus olgu C, siis teise diagonaali pikkus on samuti C. Ning vaatame, mis juhtub, kui me rakendame selles olukorras Ptolemaiose teoreemi. Okei, meil vastaskülgede korrutised on järgmised. AB ja CD on vastaskülgede paar ning see annab meile korrutise A ruudus. Ma kirjutan ka siia, et Ptolemaios ABCD jaoks. Üks korrutis tuleb A korda A ehk A ruudus. Ma arvan, te juba näete, kuhu see asi kõik tuleb. Ning teine paar vastaskülgi on meil BC ning AD, need mõlemad on pikkusega B, kuna see on ristkülik. Ning järelikult see teine vastaskülgede korrutis on meil B ruudus ning see on võrdne diagonaalide korrutisega, aga mõlemad diagonaalid on meil võrdsed C-ga. Järelikult see diagonaalide korrutis on lihtsalt C ruudus. Ja voilà. Me saamegi meie Pythagorase teoreemi kätte. Ehk siis selline väga nunnu viis,
kuidas me saame Pythagorase teoreemi tõestada Ptolemaiose teoreemi kaudu. Minu jaoks on see päris ilus ja kui ma nägin seda, siis ma olin nagu vau. Väga üllatunud, et selline seos nende teoreemide vahel on olemas. Teine väga huvitav fakt, mis on, nagu te näete, see ongi seotud küll nelinurkad, aga praegu, kui ma seda välja ütlen, siis ei ole kuulda seda seost, aga see seos kindlasti tuleb hiljem. Okei, me oleme õppinud ja me teame, et kolmnurgas meil keskrist-sirged ehk серединные perpendikulaare lõikuvad ühes punktis. Ja kui te tõmmate kõik kolmnurga keskrist-sirged, siis nad kõik lõikuvad ühes punktis. Ja see punkt on väga oluline punkt, see on kolmnurga ümberringjoone keskpunkt. Seda me oleme õppinud ja me oleme isegi siis tõestanud selle väite ära, et kõik keskrist-sirged lõikuvad ühes punktis. Samuti me oleme tõestanud, et suvalise kolmnurga korral kõik nurgapoolitajad lõikuvad ühes punktis. Ehk siis kõik, все bissektriisse. Kui teil on see nurgapoolitaja, selle nurgapoolitaja ning selle nurgapoolitaja, siis nad kõik lõikuvad ühes punktis ja see punkt on ka päris oluline punkt. See on kolmnurga siseringjoone keskpunkt. Центр вписанной окружности. Ja me samuti teame, et kõik mediaanid lõikuvad ühes punktis. Kui te joonistate kõik mediaanid, siis me oleme ka näidanud, et nad kõik läbivad ühte punkti. Aga meil on olemas veel üks kolmnurga element, millest me veel pole rääkinud ja see element on kõrgus. Et küsimus on selles, et kui me võtame suvalise kolmnurga, see kolmnurk on täitsa suvaline, siis kas tema kõrgused ka lõikuvad ühes punktis või see muster, mis meil siin tekib, see kuidagi kaob ära kõrguste korral. Ja vastus sellele küsimusele, et jaa, kõrgused ka lõikuvad ühes punktis. Ja praegu me siis näitame, miks see kehtib. Ja selleks me kasutame küll nelinurkasid ning nende omadusi. Ja idee, kui te mäletate, kuidas me tõestasime kõiki neid väiteid, siis see idee on sama. Me joonistame kahte kõrgust ja tähistame nende lõikepunkti H-ga. Ja siis selleks, et näidata, et kolmnurga kõik kõrgused lõikuvad ühes punktis. No kui nad lõikuksid ühes punktis, siis see punkt, kus nad lõikuvad, see peab olema H, sest kaks kõrgust juba lõikuvad seal. Ehk siis me peame näitama, et see sirge, selline sirge, ma võtan pigem sellise värvi, on ka selle kolmnurga kõrgus. Kui me näitame, kui meil õnnestub ära näidata, et see CH on risti AB-ga, siis see tähendaks kohe, et kõik kolmnurga kõrgused nad läbivad ühte punkti. Ma kordan veel vene keeles, sest võib-olla see idee on üsna keeruline. Для того, чтобы показать, что все высоты пересекутся в одной точке, мы пересечем две произвольные высоты. Сейчас возьмем высоты из точки А и из точки Б. Можем эти точки, кстати, тоже отметить, что это B1, а это A1. И отметим их пересечение как H. И для того, чтобы доказать, что все высоты треугольника пересекутся в одной точке, нам тогда, получается, нужно доказать, что прямая, которая содержит точки С и точку пересечения этих высот, это высота к стороне АБ. Если у нас получится это показать, то тогда мы докажем, что все высоты пересекаются в одной точке. Ehk siis me võime pikendada seda sirget lõikumiseni sirgega AB.
Ei, ma veel ei tea, et seal on täisnurk, seda me peame näitama. Ja siis, kui meil õnnestub näidata, et see on meil täisnurk, siis järelikult kõik kõrgused lõikuvad ühes punktis. Kuidas me hakkame seda tegema? Kui te vaatate joonisele, siis meil on palju täisnurkisi. No tegelikult meil on ainult 2 täisnurka, aga võib-olla sellest juba piisab. Ja ma olen juba rääkinud, et kui teil on palju täisnurki, siis võib-olla see vihjab sellele, et selles ülesandes peidub kuskil kõllnelinurk või isegi mitu kõllnelinurka. Sest kui meil samale kaarele toetuvad samad nurgad, siis see on kõllnelinurk või kuna meil on 2 täisnurka, siis kui me liidame need kokku, siis me saamegi 180 kraadi, siis võib-olla mingis nelinurgas on 2 täisnurga vastasnurgad. Ja selles ülesandes see ongi niimoodi, et kui te siia tähelepanelikult vaatate, siis nelinurk B1H A1C on meil kõllnelinurk, sest see nurk pluss see nurk on meil 180 kraadi. Okei, tähistame seda nurka alfaga. Siis kuna see on kõllnelinurk, ma võib-olla ei hakka joonistama juba päriselt ringjoont ümber seda nelinurka. Lihtsalt kujutate ette, et see on olemas. Siis see nurk, kuna ta toetub selles kõllnelinurgas samale kaarele, ta peab ka olema alfa, kuna võib-olla ma joonistan siiski seda ringjoont. Meil on olemas selline ringjoon jälle seetõttu, et need 2 nurka on mõlemad 90 kraadi, kui me liidame need kokku, siis me saamegi 180 kraadi. Ning järelikult see nurk on meil võrdne selle nurgaga, kuna nad mõlemad toetuvad kaarele A1H. Okei, me saime sellise võrdluse, aga sellest ei piisa, et ülesande lõpuni lahendada. Me vajame veel ühte kõllnelinurka ja kui me tähelepanelikult joonisele vaatame, siis meil on olemas ju nelinurk BA1, B1A ja selles nelinurgas täisnurgad BA1A ja BB1A, nad on ju mõlemad täisnurgad ja nad toetuvad samale küljele AB. Järelikult see on ka kõllnelinurk. Järelikult seda ümber leidub ringjoon. Mingi selline. Ja nüüd vaatame sellele nurgale B1A1 kui nurgale kõllnelinurgas BA1A1. Siis vaadake, selles ringjoones, vasakus ringjoones, see nurk toetub kaarele BA1 ja samale kaarele toetub meil nurk BAA1. Tähistame seda ka alfaga. Ja nüüd on jäänud vaid üks samm. Vaadake tähelepanelikult 3 nurka BAA1. Selles 3 nurgas on üks nurk 90 kraadi, teine nurk on aga alfa. Järelikult, et 3 nurkade summa võrduks meil 180-ga, peab viimane nurk, ehk siis 3. nurk võrduma 90 miinus alfaga. Ja mida see tähendab? Nüüd aga vaatame siis 3 nurka BC1C. Selles 3 nurgas on üks nurk alfa, teine nurk 90 miinus alfa ning järelikult see viimane nurk, et kogu nurkade summa, et kõikide nurkade summa selles 3 nurkas võrduks 180-ga, peab viimane nurk, ehk siis nurk BC1C olema 90 kraadi. Järelikult sirge CH on tõepoolest risti AB-ga, järelikult see on ka kõrgus ning seega kõik kõrgused tõepoolest lõikuvad ühes punktis. Ja sellega me oleme siis näidanud, et kõik kolmnurga põhielemendid, ehk siis keskrissirged, nurgapoolitajad, mediaanid ja nüüd oleme ka rangelt tõestanud, et kõrgused ka lõikuvad ühes punktis. See on päris äge.
loodetavasti teile meeldis see tõestus ja see fakt. See on ju päris üllatav, te võtate lihtsalt mingi suvalise kolmnurga ja nii keskristjärgid, nii nurgapoolitajad, nii mediaanid, nii kõrgused, nad kõik lõikuvad ühes punktis. See tundub nagu maagia. Aga selleks maagiaks on siiski pigem matemaatika. Ja selle taga siis seisnevad ranged tõestused ja üks nendest oli just praegu läbi viidud. Ning jah. Okei, kolmas fakt. No see fakt, kui ma esimest korda seda nägin, siis ma ei tea, ma olin nagu šokeerinud. Ma üldse ei olnud valmis selleks, et see väide kehtib. Ja praegu ma näitan siis seda teile. Ja see teoreem, seda nimetatakse Mikkeli punktiks. Ja see seisneb selles, et kui te võtate suvalise kolmnurka, see on täitsa suvaline kolmnurk, ükskõik milline. Ja tähistame tema tipud nagu tavaliselt ning selle teoreemi sisu on järgmine. Me valime igal küljel mingi suvalise punkti. Выбираем на каждой стороне треугольника какую-то произвольную точку. No näiteks küljel AC valime punkti B1. Küljel BC valime punkti A1 ning küljel AC valime punkti C1. Nüüd vaatleme kolme ringjoont, mis meil tekkisid. No, nad veel ei ole tekkinud, aga praegu tekivad. Esimene ringjoon on siis ringjoon AC1, B1. See tähistus, need ümarsulud tähendavad seda, et me vaatleme ringjoont ümber kolmnurka AC1, B1. Teine ringjoon on meil BC1, A1. Ning kolmas ringjoon on meil CA1, B1. Nüüd joonistame kõik ringjooned ka. Mingi selline ringjoon. Mingi selline ringjoon. Ning selline ringjoon. Ja ma meenutan, et kõik punktid B1, C1, A1, need olid suvalised punktid. Ja võib-olla te juba näete, mis sellel joonisel huvitavat on. Aga see huvitav asi, millest ma praegu räägin, on see, et kõik need ringjooned, nad tegelikult lõikuvad ühes punktis. Et neil kolmel ringjoonel on olemas ühine lõikumispunkt. Minu jaoks oli see nagu vau, kuidas see üldse võimalik on. Et me võtsime mingi suvalise kolmnurka ja võtsime, mis on oluline, 3 suvalist punkti. Ja vaatamata sellele ükskõik, kuidas te need punktid valite, alati need ringjooned, mis ma siin kirja panin, nad kõik lõikuvad ühes punktis. Ja praegu me näitame selle ära. Ja tegelikult see põhjendus on päris lihtne. Päriselt. Usute mind. Päriselt. Uskuge mind. Ja see tõestusidee on väga sarnane sellega, kuidas me tõestasime, et kõik kõrgused lõikuvad ühes punktis. Me siis lõikame omavahel 2 ringjoont ning tõestame, et kolmas ringjoon peab läbima seda tekkinud lõikepunkti. Et okei, olgu nende 2 ringjoona lõikepunkt M ja me peame siis näitama, et ringjoon ümber kolmnurka CA1, B1 ka läbib punkti M. Tegelikult see on samaväärne väitega, et MA1, CB1 on kõll nelinurk. No see on ilmne. Kui see ringjoon läbiks seda punkti M, siis muidugi A1, M, B1, C oleks kõll nelinurk ning kui see oleks kõll nelinurk, siis muidugi ta läbiks punkti M. Muidugi see ringjoon siis läbiks punkti M. Aga kuidas me siis saame tõestada, et see nelinurk A1, M, B1, C on meil kõll nelinurk? Aga teeme seda kasutades kõige lihtsamat kõll nelinurga omadust.
tähistame kõik kolmnurga nurgad nagu tavaliselt. Alfa, beta ja gamma. Ning tõmbame ka mingid lõigud ka. Okei, nüüd meil on kõik lõigud, kõik vajalikud lõigud selleks, et see teoreem ära tõestada, on meil juba joonisel olemas. Ja nüüd hakkame lihtsalt seda omadust rakendama. Ja see omadus on see, et vastasnurkade summa kõlnelinurgas on alati 180 kraadi. Vaatame kõlnelinurka AC1 MB1. Ta on kõlnelinurk ning samuti see nurk on alfa, järelikult nurk tema vastas on 180 miinus alfa. Okei, see on beta, järelikult samuti sellel põhjusel, et BA1 MC1 on kõlnelinurk, siis see nurk on meil 180 miinus beta. Samuti me teame, kuna kõik nurgad alfa, beta ja gamma, nad moodustavad kolmnurga nurgad, need on siis kolmnurga ABC nurka. Järelikult me teame, et alfa plus beta plus gamma on 180. Samuti vaadake siia. Me teame, et see on 180 miinus beta, see on 180 miinus alfa. Aga muidugi, kui me liidame seda nurka ja seda nurka, kui me kõik need kolm nurka siis liidame kokku, siis meil tuleb täisring. Ehk siis meil tuleb nurk 360 kraadi. Aga vaadake, ma ei tea, ma tähistan seda nurka x-iga. Siis me teame, et x plus 180 miinus beta plus 180 miinus alfa on 360. Aga kui me siis me võime üldse nagu taandada 360 ja neid kaks arvu siin, kuna kui me liidame need kokku, siis me saamegi 360 ja siin meil paremal pool on ka 360. No okei, see võrdus, te võite ise kontrollida, on lihtsalt samaväärne sellega, et x peab olema beta plus alfa. No lihtsalt andame need arvud ära ning viime need miinus beta ja miinus alfa plussiga juba paremale. Okei, ehk siis see nurk on meil beta plus alfa. Ja nüüd vaadake, me ju praegu ütlesime, et kuna need on kõik kolmnurga nurgad, siis nende summa on 180 kraadi. Aga selles nelinurgas on üks nurk gamma ja tema vastas on siis beta plus alfa. Ning selle võrduse tõttu me siis saamegi, et sellel nelinurgal tema vastasnurkade summa on 180 kraadi ning järelikult teda ümber leidub ringjoon. Ehk siis kõik need ringjooned päriselt lõikuvad ühes ja samas punktis. Ja seda teoreemi tean, nagu ma ütlesin, see on, ma ei tea, kuidas eesti keeles seda kirjutatakse, aga inglise keeles on see Mikkel point ning vene keeles on see točka Mikkele. Vot selline fakt. No nagu ma ütlesin, see on pigem silmaringi avardav loeng. Neid teoreeme te tõenäoliselt kunagi oma elus ei vaja, aga ma lihtsalt tahtsin teile näidata seda matemaatika ilu, mis mõnikord koolitundides jääb kahjuks avastamata. Ja viimane teoreem. Seda teoreemi ma ei tõesta. Selle tõestus on väga keeruline ja kasutab matemaatikat, mis on väga rasket matemaatikat. Ta kasutab mitte nagu tavalist geomeetriat, me praegu uurime eukleidilist geomeetriat, aga see teoreem ta pärineb mitte eukleidilisest geomeetriast, vaid sellest geomeetriast, mida nimetatakse siis projektiivseks geomeetriaks. See on natukene teissugune geomeetria, kus paralleelsed sirgelt tegelikult lõikuvad ja siis nad lõikuvad punktis, mis asub lõpmatuses. Okei, aga ma projektiivsest geomeetriast praegu ei räägi, ma lihtsalt sõnastan teile teoreemi ja loodetavasti üllatan teid, sest see väide on päriselt väga selline üllatav. Meil on antud ringjoon ning me valime 6
suvalist punkti sellel ringjoonel. A, B, C ning D, E, F. Lihtsalt mingid suvalised 6 punkti ringjoonel. Nad võivad olla nagu ükskõik kuidas paigutatud. Ja me vaatleme kolm sirgete paari lõikepunkti. Esiteks me lõikame omavahel sirged AE ning BF. Okei, ja nüüd ma kasutasin sellist sümbolit. See sümbol tähendab ühisosa, ehk siis пересечение. Такой символ означает в математике пересечение. Ну, пересечение каких-то двух объектов, пересечение каких-то двух множеств. Это можно обозначить таким символом. Okei, ja, aga me vaatleme siis praegu seda lõikepunkti, et võime joonisel seda kohe ära märgita. No olgu see X. Teine lõikepunkt, mida me vaatame, on BD. Lõikame selle siis CE-ga. Ehk siis selline lõikepunkt meil tuleb ja olgu see Z. Ning viimane lõikepunkt, mida me vajame, on AD. Lõikame AD-d siis CF-iga. See on meil, ma võtnud teise värvi korraks, näiteks rohelist, ma seda kaua ei kasutanud. Ja olgu see lõikepunkt Y. Ja kas te praegu näete sellel joonisel midagi huvitavat? No okei, ma ütlen teile siis ära selle imelise väite. Osutub, et ükskõik, kuidas oleksid need 6 punkti paigutatud, kui te vaatlete neid lõikepunkte, mis on konstrueeritud sellistena, siis alati need 3 lõikepunkti asuvad ühel ja samal sirgel. Et need 3 punkti alati asuvad ühel sirgel. Vaatamata sellele, kuidas te siis neid punkti esialgu valite. Alati see juhtub. Ja kui ma seda nägin, siis see oli minu jaoks väga šokeeriv hetk. No, heas mõttes. Aga ja matemaatikas väga tihti esinevad sellised väga üllatavad väited ja neid avastada on väga suur rõõm, vähemalt minu jaoks. Ja tõestusja ma teile ei räägi sellele teoreemile, sest see on päris raske ja nagu ma ütlesin, kasutab matemaatikat, mida mõnikord isegi ülikoolis ei õpetata. Aga loodetavasti see oli teie jaoks huvitav loeng, ma siis leidsin 4 fakti, 4 huvitavat ja imelist fakti ja jutustasin nendest siis teile. Loodetavasti oli midagi huvitavat ja see on siis kogu see loeng. Aitäh vaatamast ja toredat päeva jätku!